taas kõikidele vaatajatele. Siit autos pole ammu ühtegi videot alustanud. Aga täna on siis, ütleme nii, et tegelikult selle kevade esimene siuke haugipüük sisevetel. Et olid siin küll võistlused Lämmijärvel, aga no võistlus on võistlus, et seal ikkagi on see asi vähe teine ja pole nagu see, et lähen lihtsalt nii-öelda fannima. Et täna siis lähen jõele. Nimesid ei hakka siin nimetama, aga kohti ka ei hakka udustama, nii et kes tunneb ennast selle pärast pahasti, siis mis ma teha saan. Et olen lootusetult hiljaks jäänud, on 2. juuni juba. Ütleme nii, et tavaliselt on siin see mai keskpaik kõige parem seal. Aga täna on siuke, päris okei tuul, mõõdukas, võiks tugevam olla, aga vähemalt õigest suunast puhub Piki jõge. Ja ma mõtlesin, et tahaks minna lihtsalt kuhugi ja loopida neid suuri kumme üle õla. Et see on tegelikult mul üks lemmikpüügiviis ka. Selleks saab ka iga kevad ja sügis Soomes käidud. Võiks ju tegelikult sisevetel järvedel ka seda püüki tihemini teha, aga kui sul on laivandur paadis, siis kuidagi tahad sellega püüda, sest et palju lõbusam on. Aga täna vaatame, võib-olla laivanduriga vaatan natukene landscape mode'i, kuna seal on madal. Aga üldiselt pigem üritaks ilma andurita püüda täna. Et seda vana kooli värki, suurt jerki ja kummi. Ja siis, mis seal ikka, eesmärk on suurt kala tabada. Et mis seal ikka, näeme paadis. Nagu näha, siis olen püügipaigas. Ja tuul on Piki jõge, väike virvendus on peal. See on hea, need on parimad olud, tuul võiks isegi natuke suurem olla. Panin siin laivanduri perspektiivi, nii-öelda landscape'i ja nüüd kui mõni suurem koll otse ees on, võiks näha. Et see on siuke, algus hakkan lihtsalt loopima, vaatan kuidas läheb, et kui täitsa kaev on, siis panen sidescanniga tööle ja sõidan paar korda edasi-tagasi, vaatame, kas üldse mõnda kolli näitab. Aga landid on mul kaasas. Rapala tackle tray kastidele saab niimoodi mõnusasti peale kirjutada, kus mis. Siin on Miuras Big Shad 23. Siit võtame kindlasti midagi, kuna mul on 3 relva valmis seal, siis kõigile võiks midagi otsa panna. Veto Otus, võib-olla siit midagi, mitte võib-olla, vaid kindlasti, ja võib-olla siit kupikarbist midagi, ja siis saab igale relvale midagi peale, ja siis hakkan kütma. Päike on väljas, suht siuke kuldse värvi teema tundub nagu, või midagi sellist. Kohe ei alustaks mingi kirkaga, vaatame, mis me siit leiame. Jah, üks väike tipp veel kõigile, siuke hea nõuanne, kuidas mõnusam lante nii-öelda hoiustada, on eriti kui neid kumme on palju. Et minul ka siin on sügav karp, ilma vaheseinteta ja mul on kõik landid siin sees. Miinus on see, et annavad üksteisele võib-olla veits värvi. Aga pluss on see, et rakendusi pole küljes ja rakendusi pole nii palju vaja. Ehk et mul on rakenduste jaoks eraldi karp. Nii, mis ma nüüd teen? Võtan ühe landi, nii. Ja nüüd ma võtan siit 2.0 suuruses rakenduse, siit selle näiteks. Ma panen landi selle rõngaga landilõksust läbi ja ma panen rakenduse täpselt samamoodi. Võtan ja panen selle lihtsalt landirõngasse. Mis see mulle annab? Annab seda, et mul on üks landilõks ja ma saan seda kasutada erinevatel lantidel. Lihtsalt võtan ühe landi ära ja landilõks jääb nii-öelda vabalt. Mitte landilõks, vaid rakendus jääb vabalt landilõksu külge. Ja see Rapala Open Foam landikarp on minu meelest väga hea selliste rakenduste hoidmiseks. Mõned hoiavad seal čigipäid
ja nii edasi, et siuke väike tipp, aga davai, hakkaks püüdma lõpuks. Oho, mul on kala üle pika aja, üks kala ja ei ole väike kala. Oi, täitsa ilus kala, mitte mingi meeletu koll, aga ilus. Saab hobega kui hea selle suure kahvaga kõõksi kahvata. Ei pea väga sihtima. No, täitsa tobe kala, jah. Üks kala tegelikult isegi täitsa, jah. Pärast pildi välja lõigata mingi. Ma pean tagasi kahva, võtan pälli ka. Sellise suure kupi peale Acid Roach on värvitoon ja see on uus värv selle aasta oma. Vahva. Nii, meetrit see kala täis ei ole. Seda ma ei usu, aga vaatame, palju ta meil on. Ütleme, et 95 saab kätte. 95 senti laseme tagasi. Kahva lasen koos kahva. Siis saab kaamerasse ka näidata. Nii. Las ta läheb oma toimetusi edasi ajama. Nii. No, paik. No tšau. Läheb. Ütleme nii, et see 95 sendine kala lasi ennast päris kaua oodata. Tampisin ja tampisin, aga
aga nüüd alles tuli. See kell on 6:30, noh, ütleme, võib-olla siin jahmerdamist oli ka igasugused pildid ja videod ja võib-olla ma sain ta 6, ma ei mäleta, no pildide pealt vaadata. Aga väga lahe, et suure kupi peale siis ja täitsa hästi saab seda suurt kupit sellise paarimeetrises vees mängitada, isegi madalamas. Ja sinagi tahad sükest suurt lanti visata, siis 13 Fishing Concept A3 multirull, 18 kilo max drag, mõnus sidurikärin asjad, ülivastupidav rull selliste suurte lantide jaoks, super. Ja mina kasutan selle rulliga praegu 13 Fishing Meta Beast multirulli ritva, mis on siis 40–130 grammi testiga. Aga midagi, ma arvan, et paar tundi püüaks veel, äkki joppab veel midagi ilusat. Ma arvan, et üks kala siin küll läinud ei ole. No nii, selline see päev siis sai, et mitte kuigi kalarikas, aga selline see suure kala püük ongi, et ei tule tihti palju kala, eriti kui suurte lantidega nagu püüad. Aga üks ilus kala käes ja mulle siuke püük meeldib, et pigem tulgu vähe, aga suur ja siis ma olen rahul. Et näis nüüd, kas siia veel jõuab, ilmselt mitte, et siin läheb nüüd juba vesi nii soojaks ka, et lapsed siin juba ujusid 19 kraadi, et tõenäoliselt nüüd tuleb natukene kuskil järvedel käia ja siis varsti on kohahooaeg ja nii ta läheb. Aga äge päev oli ja nüüd kihutan sadamasse, nii et järgmise korrani pange like ja subscribe ja näeme järgmises. Tšau!